Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 3. peatükist. Variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemos ütles talle: kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemos kostis: kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Võtkem veel südamesse ja meelde üht salmi kuuldud evangeeliumist, mis on tänase jutluse aluseks. Nikodeemos kostis: kuidas see on võimalik? Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. See täna kolmainu pühal loetud ja kuuldud evangeelium annab meile edasi kahe kõne Jeesuse ja Nikodeemose vahel, kes oli variser, pühakirja õpetaja, kuulus juutide ülemate hulka, nagu meile loo alguses öeldakse. Ta tuleb öösel ja poolsalaja selleks, et vältida avalikku tähelepanu, mis võis olla kahjuks tema reputatsioonile, sest teadupärast suhtusid variserid Jeesusesse skeptiliselt või lausa vaenulikult. Ta tuleb ööpimeduses, et omavahelises vestluses teada saada, millisest allikast on pärit Jeesuse vägi ja meelevald. Keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal, alustab ta nende vestlust. Selles dialoogis või kahekõnes tuleb korduvalt esile Nikodeemose imestus ja hämmastus, sest see, mida ta kuuleb,
kuigi me täpselt ei tea, mida ta siis kuulda lootis, ei ole ilmselt see, mis sobituks tema arusaamadega. Vastupidi, Jeesuse sõnades asetatakse ta ette vaimulikud realiteedid, mis on kõike muud kui tavapärased ning hõlpsasti mõistetavad ja selgitatavad. Me võime öelda, et selles imestuses ja hämmingus esindab Nikodeemus mitte ainult toonaseid juute ja nende usulisi liidreid, vaid küllap esitab Nikodeemus kogu inimkonda, inimest mis tahes ajal ja mis tahes rahvuse või religiooni esindajana. Nõnda esindab Nikodeemus ka sind ja mind, inimest, kes tunneb ja kogeb, et evangeelium Jeesusest Kristusest ja temas avalikuks saanud Jumala kuningriigist paneb küsima, kuidas see on võimalik. Sest see ei sobitu kuidagi olemasoleva maailmavaate ja elukäsitlusega, ei sobitu harjumuspäraste tõekspidamiste ja konventsioonidega, ei sobitu sellega, mida omal ajal Uku Masing nimetas tervemõistuseks. Sest inimene, kes ausalt ja ehedalt evangeeliumi enesesse võtab, ent sellesse haarata laseb, ilmselt ei saagi küsida teisiti kui Nikodeemus, kuidas see on võimalik. Et tuua näide natukene mujalt ja kaugemalt, 1962. aastal tõi Thomas Kuhn teadusfilosoofiasse paradigma mõiste, kui ilmus tema teos Teadusrevolutsioonide struktuur. Ja ta kirjeldas asju umbes nõnda, et on olemas selline üldnähtus või kogum nagu paradigma, see on ajalooliselt välja kujunenud uskumuste, väärtuste ja eelduste kogum, mida mingi valdkonna teadlased tingimusteta aktsepteerivad, mida ei asetata kahtluse alla, mis võetakse omaks. Ja teadlased teevad oma uurimistööd selle kehtiva omaks võetud paradigma raames. Aga Kuhni teooria järgi sünnivad aeg-ajalt teadusrevolutsioonid ja need sünnivad siis, kui teadlased puutuvad kokku mingi anomaaliaga, mingi niisuguse nähtuse või mõistatusega, mida ei suudeta seletada olemasoleva paradigma raames ja selle tulemusena võidakse luua ja omaks võtta täiesti uus paradigma ehk siis teadmiste, väärtuste, eelduste süsteem. See jutt võib tunduda liiga keeruline, aga näiteks võib tuua Kopernikuse astronoomilised avastused 16. sajandil. Lihtsustatult öeldes siis see, et Maa koos teiste planeetidega tiirleb ümber Päikese. Ja selle tulemusena pääses maksvusele niinimetatud heliotsentriline või päikesekeskne maailmapilt või astronoomiline mudel. Enne seda oli valitsenud astronoomias geotsentriline mudel ehk siis arusaam, et universumi keskpunkt on Maa. Ja nüüd need Kopernikuse avastused ei aidanud lahendada mitte üht konkreetset teaduslikku probleemi, vaid need tõid endaga kaasa kogu paradigma ehk astronoomilise mudeli, kogu selle maailmapildi muutuse, et mitte Maa ei ole kõige keskel ja Päike ja tähed ei käi ümber tema, nagu varem oli arvatud, vaid Maa koos planeetidega tiirleb ümber Päikese. Ja on oletatud, et niisugused paradigmad ja paradigmade muutused valitsevad ka muudes eluvaldkondades peale teaduse
Ja me võiksime selle analoogia põhjal öelda, et Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses, mida me nimetame ka evangeeliumiks ehk rõõmusõnumiks, see oli umbes samasugune revolutsioon või paradigma muutus nagu Kopernikuse avastused 16. sajandil. Kui vanatestamentlikus usundis oli Jumala ilmutuse peamiseks väljundiks Toora ehk Moosese seadus ja inimese osaks oli püüda seda võimalikult hästi ja täpselt täita, et teenida ära Jumala soosing, Jumala arm, ja oli täiuseni lihvitud süsteem, kuidas seda Toorat siis täita ja mida inimene saab teha siis, kui ta on ikkagi eksinud, et neid eksimusi hüvitada, siis Jeesuse sõnum, temas antud ilmutus hülgas selle paradigma täielikult. Tema sõnum oli, et Jumal ei oota inimeselt seaduse täitmist ja selle kaudu paremaks ja pühamaks ja tublimaks saamist, vaid Jumal annab talle oma vaimu, mille toimel saab inimene uueks. Temas algab selle Jumala kingi või Jumala vaimu töö läbi uus vaimulik elu, mida võib võrrelda uuesti sündimise või vaimust sündimisega. Seda on üsna tabavalt kirjeldanud Kyriakos Markides oma raamatus Vaikuse mägi. Ta ütleb, ekleesia ehk siis kirik õpetab peamiselt seda, et ta on vahend, mille abil inimese hing võib jõuda Kristuse sarnasuseni, pühaduseni, liiduni Jumalaga. Kõrgeim ülesanne on saada täiuslikuks, nii nagu meie taevane Isa on täiuslik. Kõrgeim ülesanne on saada üheks Jumalaga. Kristus ei tulnud maailma selleks, et õpetada meile, kuidas olla hea sõber, kuidas käituda korralikult. Ta ei tulnud isegi mitte selleks, et õpetada, kuidas elada moraalselt õigesti. Ta ei tulnud ka selleks, et anda meile üks raamat, olgu selle raamatu nimi Piibel või Uus Testament. Ta tuli maailma, et anda meile iseennast, et näidata meile teed lunastuse poole. Jah, sellele jutule võib alati reageerida mitut moodi. Võib kuulata selle ära, juua tassi kohvi, laulda võib-olla koos Viljandi paadimeest ja minna koju ja elada edasi, nii nagu midagi poleks juhtunud ja jääda selle vana paradigma juurde. Aga võib ka nii, nagu Nikodeemus, kes küsis, kuidas see on võimalik. Sest selle küsimuse taga, kui see on aus, kui see on ehe, väljendub ka see, et tõeline kahtlus ei ole midagi, mis vastandub usule, vaid mis kuulub usu juurde. See ei olegi midagi, mida saaks lihtsalt rahulikult 2 võileiva või koosoleku vahel teadmiseks võtta. Kuidas on see võimalik, võiksime küsida ka meie. Sest Kristuses ilmunud lunastuse müsteeriumiga silmitsi seistes on tõepoolest kahtlus, imestus, teadmatus märksa adekvaatsem ja edasiviivam kui see, et me püüame paigutada Kristuse sõnumi endise maailmakorra ja paradigma raamidesse ja teha siis Kristusest kas mingi eneseabikoolitus, kus meile antakse häid nõuandeid, kuidas jääda stressiolukordades rahulikuks või kuidas paremini keskenduda. Või teha Kristusest hulk
abstraktseid kristlikke alalhoidlikke väärtusi, mida ka igaüks võib ise sisustada nii, nagu talle parasjagu mugavam ja sobivam tundub, või teha Kristusest selline teatav klubi, selline kena sotsiaaltöö või vaba aja veetmise vorm. Nii võib, aga siin on see oht, et evangeeliumi radikaalsus kaob, et ta nii-öelda kodustatakse ja tehakse sellest, mida Jeesus tooma tuli, midagi kasulikku vana maailmakorra või paradigma säilitamiseks. Küsimus, kuidas see on võimalik? Ei pruugi tähendada seda, et meie asetame ennast oma terve mõistuse ja maailmapildiga selleks keskpunktiks, millest lähtuvalt me siis otsustame, kas ikka on võimalik või ei ole, kas sobib minu teadmistega või ei sobi, kas võtame vastu või lükkame tagasi. Vaid selle küsimuse taga võib olla hoopiski see taipamine, et just meie vajame lunastust ja pääsemist ja vajame lunastust ja pääsemist just sellest oma terve mõistusest, oma maailmapildist. Vajame sellest lahti laskmist, et Jumal saaks meid tõsta teisele tasandile. Vajame püha vaimu tööd meis, et me võiksime sündida veest ja vaimust, mitte ainult kord elus, vaid iga päev ja iga hetk uuesti. Ja nii võib sellisest kahtlusest ja küsimusest saada midagi väga konstruktiivset ja edasiviivat. See ei tähenda, et me saaksime mingi definitsiooni, mingi ammendava selgituse. Ilmselt ei olegi seda lõpuni võimalik sõnadesse panna, sest ega Jeesus siin ka Nikodeemusele küll ühtpidi annab vihje, aga ta ütleb, te ei usu mind juba siis, kui ma räägiksin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Need taevased asjad ei ole niivõrd rääkimise ja selgitamise ja defineerimise, kui need on selles osalemise ja kogemise küsimus. Ja sellepärast võime me vaadata lisaks tänasele evangeeliumile ka teistele pühakirja lugemistele. Võime minna tagasi prohvet Jesaja nägemusse, kus taevased inglid, vaimolendid ja pühankud issanda pühaduse ja majesteetsuse ees hüüavad, püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. See on piibellik ja varakiriklik hümn, millega meiegi liitume igas armulaua talituses, mööndes, et issanda armu rikkusest ja saladusest osa saamine teeb meid alandlikuks ja paneb meid imetlema ja tunnistama tema pühadust. Ja võime öelda ka koos apostel Paulusega, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Ei suudeta uurida tema kohtumõistmist ega jälgida tema teed. Sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda. Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti. Aamen.